Pole kunagi varem ajaloos olnud hullemat aega olla Vene sõdur ja see pole ainult sellepärast, et iga kuu saab 10 000 neist surma või haavata. See pole ka ainult sellepärast, et nende ülemad kohtlevad neid kahurilihana, saates neid enesetapjalikele rünnakutele ilma piisava väljaõppe, usaldusväärse varustuse või igasuguse soomuseta, mis neid kaitseks. See on sellepärast, et iga sekund nende elust on elav õudusunenägu. Õudusunenägu, kus hirm ja surm varitsevad iga nurga taga, kus varjatud ohud võivad elu hetkega lõpetada ja kus isegi sõdurite enda liitlased ja ülemad võivad nende vastu pöörduda, piinates või isegi tappa neid, kes julgevad ühele ainsale käsule vastu hakata. Säistes silmitsi nii paljude ohtudega, peavad paljud neist sõduritest end õnnelikuks, kui nad jõuavad iga päeva lõpuni elusalt ja tervelt. Nagu nende Ukraina ametivennad, unistavad tuhanded neist päevast, mil sõda on läbi, et nad saaksid koju naasta ja taas oma sõpru ning perekonda näha. Aga nad teavad, et iga minut rindel on täis ohte, sest vaenlase droonid, suurtükivägi ja rünnakurühmad pole kunagi kaugel. Säistes silmitsi valikuga peaaegu kindla surma ja võimaluse vahel veel üks päev elada, teeb üha rohkem Vene sõdureid julge otsuse rindelt põgeneda. Mihhail Radjanov oli üks neist. Intervjuus United 24 meediale tunnistab Radjanov, et liitus Vene armeega, et vältida vanglakaristust. See pole haruldane lugu. Paljud Vene mehed, kes pärinevad vaestest või probleemsetest oludest, võivad kodumaalt sattuda väiksemate kuritegude toimepanemise tõttu vangi ning pärast sõja algust pakutakse paljudele arreteeritutele valikut, kas veeta aega vanglas või liituda armeega ja minna Ukrainasse sõdima. Radjanov, nagu paljud enne teda, valis viimase variandi. Talle pakuti sõjaväelist lepingut ja lubati, et ta teenib tagalas, kaevikuid kaevates, mitte ei saadeta rindele lahingusse ning ta kirjutas lepingule alla. Tal polnud aimugi, et teda oli petetud. Ta arvas, et on turvaliselt eemal rindel toimuvatest tulevahetustest, veetes oma päevad füüsilist tööd tehes, mis võib olla kurnav, kuid vähemalt ei pane ta oma elu ohtu. Alguses nii see oligi. Rudjanovile anti tõepoolest ülesandeks kaevikuid ja kindlustusi kaevata, kuid peagi leidis ta end täitmas lisaks palju ohtlikumaid ülesandeid, nagu haavatud sõdurite evakueerimine või surnukehade äratoomine eespositsioonidelt. Ta veetis 1,5 aastat seda tööd tehes, enne kui saabus palju hirmutavam sõnum. Sa lähed rünnakule. See polnud see, milleks Rudjanov end kirja pani, aga nüüd polnud enam tagasiteed. Tema ja tema partner läbisid selle, mida Rudjanov kirjeldab kui absurdset väljaõpet. Neile näidati kiiruga, kuidas kasutada elektritõukerattaid ja tsiviilnavigeerimisrakendusi, et oma rünnakut planeerida. Pärast seda näidati neile lihtsat fotot ühest varemetes hoonest Ukraina küla Petropavlivka lähedal, mitte kaugel Kupjanskist Harkivi oblastis, ja anti käsk jõuda sellesse hoonesse ning seda kaitsta. Radjanov tundis seda piirkonda hästi. Ta oli seal aega veetnud, aidates ära tuua paljusid oma langenud kaasvõitlejaid, endisi ründeüksuse liikmeid, kes olid vaevu suutnud edasi liikuda 1 kilomeetri, enne kui nad tapeti. Hoone, kuhu Radjanov ja tema kaaslane suundusid, asus neist umbes 7 kilomeetri ehk 4,5 miili kaugusel. Neil ei kulunud kaua aega, et jõuda ilmselge järelduseni. Neil polnud mingit võimalust selleni jõuda, rääkimata selle kaitsmisest. See oli enesetapumissioon. Radjanov, nagu lugematud teisedki Vene mehed enne teda, saadeti oma hukule vastu. Sarnane lugu kordub 100 miilide ulatuses rindejoonel. Korduvalt ja korduvalt jätkavad Venemaa komandorid kangekaelselt oma täiesti jätkusuutmatut lihaveski strateegiat, visates sadu ja tuhandeid mehi kindlustatud Ukraina positsioonide vastu. Teades, et peaaegu kõik neist saavad kas haavata või surma. Kõik see meeleheitlikus katses haarata veel mõned tühised maatükid. Samuti selleks, et need samad komandorid saaksid oma presidendile Vladimir Putinile teatada, et sõda kulgeb hästi. Aga Radjanov ei olnud nõus olema lihtsalt järjekordne statistika, veel üks nimi üha pikenevas Venemaa kaotuste nimekirjas. Tema ja tema partner otsustasid oma elu enda kätte võtta ja põgeneda. Nad olid peaaegu pääsenud, kuid jäid vahele vaid 7,5 miili ehk 12 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist tšetšeenide grupi poolt, nagu Radjanov teatab. Nad peksid meid ja andsid siis sõjaväepolitseile üle. Nad hoidsid meid keldris ja peksid veel mitu korda. Öösel saabus keegi kutsungiga Voltsara ja saatis mind staapi Võsokesse, Luhanski piirkonnas. Seal küsiti mult, kas lähed rünnakule? Ma selgitasin, et kardan ja mu tervis on väga halb. Siis saadeti mind mehe juurde, kelle kutsung oli Tšalaba ja kästi tal minuga ennetav vestlus pidada. Selle ennetava vestluse ajal seoti Rudjanov kinni ja teda piinati 2 tundi järjest elektrilöökidega, kuni ta lõpuks murdus ja nõustus rünnakule minema. Kuid tema õudusunenägu polnud veel läbi.
Ühes kontrollpunktis otsustasid teised Vene sõdurid oma noort kaaslast välja pressida. Nad mõistsid, et Rudjanovil pidi olema oma pangakaardil arvestatav summa raha kogunenud, kuna ta oli nii kaua aega teenistuses olnud ilma võimaluseta seda kulutada. Seetõttu palusid nad tal neile mootorratta osta. Hirmun selle ees, mis juhtuks, kui ta keeldub, nõustus Rudjanov. Seejärel läksid sõdurid veelgi kaugemale, väites, et ilm muutub. Nad ütlesid, et nüüd on neil vaja ATV-d. Ka seekord nõustus Rudjanov. Teda saadeti pangaautomaadi juurde, kus ta arvas, et võtab raha välja ja annab selle meestele üle. Kuid kontrollpunktis nõudsid nad, et ta avaldaks oma PIN-koodi ja kui ta keeldus, ootas teda veel üks sünge üllatus. Ta viidi kiiresti tagasi Tšilaba piinakambrisse. Seal peksti teda uuesti, seoti kinni ja piinati elektrilöökidega veel 2 tundi. Kuid erinevalt esimesest korrast ei küsitletud teda ega antud talle mingit võimalust oma kannatuste lõpetamiseks. Teda lihtsalt vigastati korduvalt. Ühel hetkel torgati isegi põske kääridega läbi. Alles siis küsis Tšilaba lõpuks tema PIN-koodi. Suutmata enam valu taluda ja mõistes, et tal pole muud võimalust, andis Rudjanov alla. Mõni aeg hiljem kästi tal valmistuda uueks rünnakuks. Talle ei antud mingit teavet selle kohta, kuhu ta suundub või millisesse üksusesse ta määrati, kuid see kõik polnudki oluline. Rudjanov teadis, et iga rünnak rindel, ükskõik kus või kellega, oli lihtsalt surmaotsus. Nii otsustas ta, hoolimata sellest, et oli juba korra põgenemiskatsel läbi kukkunud ja selle eest karistada saanud, uuesti põgeneda proovida. Selle asemel, et seljakotti laskemoona ja relvi pakkida, pani ta sinna vett ja mõned toidukonservid ning põgenes oma elu eest. Kahjuks tabati ta taas, seekord Ida-Ukrainas Luhanski piirkonnas Arapivka asula lähedal. Ta viidi kiiresti teise asulasse, kus teda taas elektrilöökidega piinati, lihtsalt sellepärast, et ta ei osanud sõduritele öelda, millisest üksusest ta oli üritanud põgeneda. Pärast seda leidis Rudjanov enda õuduseks end 3. korda silmitsi oma piinajaga. Vene sõjaväepolitsei otsustas ta tagasi saata Tšalaba juurde, kes sidus ta taas kinni ja piinas teda uuesti. Siis visati mind lihtsalt seotuna õue maha. Tšalaba tuli aeg-ajalt välja, suitsetas ja viskas mulle konisid peale. Ta ütles, et kui ma isegi liigutan, jätkuvad peksmised. Ühel hetkel tuli mingi kolonel, kelle kutsung oli matroos, astus minust üle ja küsis, mis see siin on? Ta läks Tšalaba tuppa. Nad rääkisid, kolonel tuli tagasi välja, astus jälle minust üle ja lihtsalt kõndis minema. Järgmisel päeval viidi Rudjanov üksusesse, täpsemalt esimesse kaardiväe tankipolku, et läbida rünnaku väljaõpe. Ta veetis 2 päeva õppides, kuidas joosta Ukraina kindlustuste juurde ja visata tankitõrjemiine sisse. Pärast seda määrati ta uude gruppi ja kästi minna taas rünnakule ja seekord öeldi talle ühemõtteliselt, et kui sa üritad uuesti põgeneda, lastakse sind maha. Ometi, lootuses ellu jääda ja mingisugusele tulevikule, kavandas Rudjanov julgelt 3. ja viimase põgenemiskatse. Vahetult enne rünnaku algust palus ta tualetti minna, kuid jooksis selle asemel Ukraina positsioonide poole, kus ta alistus ja võeti vangi. Ta võib olla vang, kuid vähemalt on ta elus, mida ei saa öelda lugematute teiste kohta. Väike kõrvalmärkus, te vaatate The Military Show'd ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Olles ise sõjaõudusi näinud ja läbi elanud, on Rudjanovil sõnum kõigile oma kaasmaalastele, kes mõtlevad relva haarata ja võitlusega liituda. Kõigile Vene sõduritele ütlen ma seda, ärge uskuge armeed. Elusana tagasi tulla on peaaegu võimatu. Ärge minge sõtta venelased, ärge tungige teistesse riikidesse. See ei ole meie maa. Jääge koju, töötage tehastes. Isegi kui teid ootab vanglakaristus, kandke oma aeg ära. Uskuge mind, 10 aastat trellide taga on parem kui armee. Seal ei ole inimlikku kohtlemist, oma palkade ka ei näe. See võetakse lihtsalt ära. Kasutage oma pead, ärge minge sõtta. Sõda tähendab surma. Loodetavasti kuulevad ja võtavad seda saatuslikku hoiatust kuulda mõned venelased, kes veel kõhklevad, kas end kirja panna ja selle hukatusliku kampaaniaga liituda. Teiste jaoks on aga juba palju liiga hilja. Lugematud erivanuses mehed on kas vabatahtlikult läinud Ukrainasse sõdima või tundnud, et neil pole muud valikut, nähes seda ainsa võimalusena teenida korralikku palka, oma perekonda ülal pidada või pääseda vangistusest või väljasaatmisest. Paljusid peteti meedia poolt või langesid värbajate valede lõksu. Nad arvasid, et teenivad 6–12 kuud suhteliselt turvalises kohas, enne kui lähevad koju ja naudivad liitumisboonust ning teenitud palka. Paljud uskusid, et sõda saab kiiresti läbi või et Venemaa on ülekaalus, murdes kergesti Ukraina kaitse ja saavutades suuri edusamme. Siis jõudsid nad rindele. Nad nägid selle sõja karmit reaalsust.
Nad mõistsid, kui väike oli nende võimalus eluga pääseda, saades lõpuks aru, et kõrgemal positsioonil olevad inimesed ei kohtle neid kui inimesi, vaid kui äravisatavat liha, mis visatakse mõttetutesse, enesetapjalikesse rünnakutesse tulejoonele. Paljud neist sõduritest tunnevad, et neil pole muud valikut, kui vaikides ja kurvalt oma saatust aktsepteerida, järgides oma ülemate käske ja marssides otse surma poole, lootuses, et ehk saavad nad mitte eluohtlikke vigastusi, mis võimaldavad neil koju tagasi pöörduda. Mõned aga valivad sama tee nagu Rudjanov, tehes julge, kuid riskantse otsuse käske eirata või julged oma üksusest põgeneda. Mõnedel õnnestub see. Need, kes aga vahele jäävad, võivad oma tegude eest saada väga ränka karistust. Tõepoolest, mitmed meediakanalid, sealhulgas Daily Mail, on jaganud teateid, et Vene komandorid peksavad, alandavad, näljutavad ja väärkohtlevad omaenda sõdureid erinevatel viisidel. Mõni isegi tapab sõdureid, kes keelduvad täpselt käske täitmast. Vene keeles Telegrami kanalilt Trick Question saadud tõendid hõlmavad anonüümseid videoid Venemaa 132. ja 60. brigaadi ning teiste üksuste sõduritelt. Need videod näitavad, kui õudseid ja sadistlikke meetodeid mõned Vene ohvitserid kasutavad, et oma mehi kontrolli all hoida. Ühes videos on näiteks näha 2 poolalasti meest, kes on puu külge seotud ja kellele antakse käsk haukuda nagu koerad. Nagu koerad, samal ajal kui nende komandöör neid pilkab ja isegi nende peale urineerib, öeldes uhkusega, need on meie koerad, kes jooksid meie eest ära, aga me püüdsime nad kinni. Teises videos on näha sõdurit, kes on suletud väikesesse kasti, nii et ainult tema pea on väljas ja komandöör pilkab teda toiduga, öeldes, kas oled näljane, sa sured seal ära, tead küll. Paljud sõdurid teatavad ka, et neid on elektriga piinatud või sunniviisiliselt tätoveeritud, kui nad on käskudele vastu hakanud või põgeneda üritanud. Sageli keelatakse neile ka elementaarsed vajadused, nagu toit ja vesi, mistõttu nad on sunnitud kasutama meeleheitlikke meetmeid, näiteks jooma lompidest või rüüstama laipu, et leida toidujääke, kust iganes võimalik. Ja karistusi ei anta ainult neile, kes keelduvad rünnakule minemast või üritavad põgeneda. Isegi kõige lihtsamad asjad, näiteks nutitelefoni omamine, võivad olla piisavad, et sõdur saaks surmanuhtluse. Need, kes keelduvad oma lepingut armeega pikendamast, saadetakse sageli enesetapjalikele rünnakutele, mis sisuliselt hävitab igasuguse lootuse kunagi koju tagasi pöörduda. Sageli, et olla kindel, et neil pole mingit võimalust eluga pääseda, kästakse neil sõduritel liikuda Ukraina positsioonide poole, olles ise raskelt vigastatud või ilma igasuguste relvadeta, millega end kaitsta. Levinud on ka väljapressimine. Ülemad pressivad oma alluvatelt regulaarselt raha välja, nõudes neilt pangakaarte või ülekandeid ülemuse kontole, ning need, kes keelduvad, piinatakse või tapetakse. Üks endine armee meditsiinitöötaja, kellega BBC vestles, jagas oma isiklikku kogemust selle käitumise kohta, öeldes, ma nägin 20 mehe surnukehi, keda ma tundsin, lamamas augus pärast seda, kui nende enda ülemad olid nad maha lasknud pärast nende raha konfiskeerimist. Ma mäletan, kuidas üks neist tarjus. Ära tulista, ma teen ükskõik mida, aga ta tappis nad ikkagi. Pole mingi probleem kedagi maha kanda, sa lihtsalt fabritseerid raporti. Ja julmused ei lõpe sellega. On olnud teateid ja videomaterjali, kus Vene sõdureid pannakse üksteise vastu võitlema nagu koeri. Ühes videos näiteks visatakse 2 särgita meest auku, enne kui komandöör neile teatab. Asi on lihtne. Kes teise esimesena tapab, saab august lahkuda. Järgnenud võitlus kestis vaevu paar minutit. Vanem sõdur kägistas oma kaasmaalase surnuks. Need pole üksikud juhtumid ega haruldused. Need on Vene sõjaväes üllatavalt levinud ning ekspertanalüütik Kirk Giles ütles, et see on süsteemne probleem. Vene armee peegeldab ühiskonda, kus see on pärit ja see on ühiskond, kus vägivald, väljapressimine ja korruptsioon on endeemilised. Me ei peaks üllatuma, kui need käitumisviisid kanduvad edasi ja avalduvad, olgu see siis Vene armee poolt vallutatud inimeste või nende enda rahva suhtes. Sest Venemaa sotsiaalne struktuur on alati olnud üles ehitatud nii, et igaüks, kellel on kas või natukenegi võimu, kasutab seda võimalikult palju ära. Ja nii ei kannata niimoodi ainult venelased. Kremli eesmärk on olnud sihikule võtta ka teistest maailma piirkondadest, näiteks Aafrikast ja Lõuna-Aasiast pärit võõrtöölisi, pettes neid allkirjastama sõjaväeteenistuse lepinguid ja saates nad otse kõige ohtlikumatesse piirkondadesse. Seel, sageli ilma, et nad mõistaksid, kuidas või miks nad nendesse kohtadesse saadeti, kasutatakse neid inimesi kahurilihana, hoolimata nende füüsilistest võimetest, nagu selgitab Giles. Kui sinu ainus eesmärk on olla kuulipüüdja, siis pole vahet, kas sa kõnnid karkudel või oled juba vigastatud. Sa täidad ikkagi oma eesmärki.
ja isegi kui mõned sõdurid jäävad ellu, oma ülemate poolt neile peale sunnitud kohutavast kohtlemisest, peavad nad ikkagi silmitsi seisma oma vastastega, Ukraina sõjaväega, kes leiab jätkuvalt üha üllatavamaid ja leidlikumaid viise oma vaenlaste kõrvaldamiseks. Hiljutine raport paljastas näiteks, et Kiievi heaks töötavad salajased agendid peitsid pisikesed lõhkeseadeldised soojendusega sisetaldade sisse, mis saadeti edasi Vene sõjaväeüksustele. Iga tald sisaldas kuni 1,5 grammi lõhkeainet ning väidetavalt saadeti Vene vägedele välja 10 000 selliseid taldu. Vene võimud pidasid kinni veoauto, mis vedas umbes 500 sellist talda ning Kremli luureagentuur FSB kiitles uhkusega, et nende vaenlase plaanid on nurjatud. Tegelikult oli see veoauto aga vaid üks paljudest. Ukraina ametnike sõnul jõudsid tuhanded sellised lõhkeainetega tallad siiski oma sihtkohta ja täitsid oma ülesande. Sarnasest juhtumist teatati ka 2025. aasta veebruaris, kui Vene üksustele saadetud FPV drooniprillide partii oli Ukraina operatiivtöötajate poolt saboteeritud. Prillidele olid paidaldatud improviseeritud lõhkeseadeldised, mis olid mõeldud plavatama prillide kandmise ajal, lõpetades vaenlase sõdurite elud silmapilkselt. Nii et Vene sõdurid ei pea mitte ainult silmitsi enesetapumissioonide ja ülematega, kes kohtlevad neid nagu putukaid, vaid nad ei saa isegi usaldada varustust, mis neile enesekaitseks antakse. Alates nende jalanõudest kuni prillide ja püssideni võib kõik olla salaja saboteeritud ja muudetud surmalõksuks. Nende elu on täis hirmu, ohtu ja viletsust. Surm võib neid tabada igal ajal ja lugematul hulgal põrgulikul ning vältimatul moel. Ja mida kauem see sõda kestab, seda rohkem elusid kaotatakse. Ka Ukraina kaotab ja kaotab edaspidigi sõdureid, kuid vähemalt on neil ülemad, kes hindavad nende elu, varustavad neid õigesti ja kohtlevad neid lugupidamisega. Kiievi sõjavägi otsib pidevalt uusi viise kaotuste vähendamiseks, kasutades uuenduslikke tehnoloogiaid ning on hiljuti saatnud rindelahingutesse ka Terminaatori stiilis humanoidroboteid, millest saad kõike teada selles videos. Või vaata seda videot, et saada lähem ülevaade Venemaa vapustavatest kaotustest ja sellest, miks nende armee on pöördumatul teel täieliku hävingu poole. Ja lõpuks kindlasti telli The Military Show, et saada veelgi rohkem taktikalisi analüüse, teadmisi ja uudisraporteid, mida sa ei taha maha magada.